algab siis praegu. Ärkasin isegi natuke enne äratust. Äratus on mul üldiselt kell 9. Ja mis siis muud kui teha endale nüüd hommikusöök, mis on ju tegelikult väga tähtis osa päevast ja annab vajaliku energia hommikuseks trenniks. Ja edasi sealt lähengi trennini, et nüüd on minu 2 esimest asja, mida täna teha. Niisiis mõtlesin, et räägin natukene enda trennidest, mida ja kus ma praegu siis teen. Minu treeningud näevad praegu välja sellised, et ma käin esmaspäeviti, kolmapäevati ja reedeti õhtul ujumas ja teisipäeval, neljapäeval hommikuti. Ja esmaspäeval, kolmapäeval, reedel on mul ka üldkehalised treeningud ja siuke muu aeg on üpriski vaba, et ma saan teha seda, mida ma ise tahan või mille jaoks varem pole aega jätkunud. Ehk siis praegu on ideaalne võimalus teha neid asju, mida varem pole saanud teha. Küll aga see ei ole nii mustvalge. Ütleme nii, et on olnud päris keeruline harjuda sellega, et ma pean treenima üksinda, et mul ei ole enda gruppi kõrval ja et kuidagi just siuke enda grupi igatsus on läinud üpris suureks, on väga-väga harjumatu. Ja teine asi on loomulikult see, et mida ma tunnetan enda pealt ja ilmselt on see ka teistel sportlastel niimoodi, et treenida ilma otsese eesmärgita on nagu tekitab selliseid nagu kahetisi tundeid, et sa tead, et sa pead olema tugev ja küll need võistlused mingi hetk pihta hakkavad ja siis sa pead ju olema valmis võistlema ja ei tohi enda vormi nii-öelda käest lasta mingil nii suurel määral siis hoida seda, kui vähegi võimalik, aga teisest küljest on ikkagi nagu väga kummaline treenida, aga et mille jaoks siis või et millal need võistlused tulevad või kas üldse või kaua tõesti sinna aega läheb ja seda kaua aega läheb enne, kui mingisugusedki võistlused tulevad, enne kui me saame endale jälle enda basseini tagasi, et seda ei tea keegi, et igaüks midagi arvab, ennustab, aga mis see tegelik tähtaeg on, seda ju keegi ei tea. Ja järgmine teema siis kindlasti on see, et kuidas ma tundsin ennast, kui tuli teade, et olümpiat ei toimugi see suvi. Et see oli selline järgmine suur pauk ja kindlasti suur pettumus. Et mina olin valmis minema, mul oli pilet nii-öelda taskus, norm tehtud ja kui selgus, et seda olümpiat ei tulegi see suvi, siis minu jaoks oli see pigem negatiivne uudis. Paljudele sportlastele kindlasti positiivne selles suhtes, et võidetakse aega kas siis normide tegemiseks või vigastuse ravimiseks või milleks iganes, et minu puhul kindlasti seal sellist positiivset aspekti nii väga ei olnud. Kuigi jah, loomulikult tahaks ju kogu aeg areneda ja kui on aasta antakse sulle lisaks, et saada veel paremaks, veel tugevamaks, siis mis saab selle vastu olla, aga tegelikult jah, pettumus oli tollel hetkel üpris suur ja kuidagi oli selline tunne, et ei oskagi nagu midagi pihta hakata või et mis siis nüüd või mis ma nüüd siis edasi pean hakkama tegema või kuidas selline teadmatus ja väga segased tunded. Et see oli jah, minu jaoks kindlasti ei olnud see positiivne uudis aga kuidagi tuleb sellega hakkama saada ja ma katsun mõelda niimoodi, et see ei ole kuidagi minu otsustada, millal see tuleb, kas see tuleb, kuidas see tuleb, et see ei ole minu võimuses,
ainuke asi, mida ma teha saan, mida me kõik teha saame, on püsida kodus, et see olukord võimalikult kiiresti laheneks ja et me saaksime jätkata võistlustega ja loota, et siis olümpia järgmine aasta toimub. Kui on meil siin 2 trenni vahelised ajad, siis ma üritan ikkagi võimalikult palju õues olla ja kuna ilmad on läinud ootamatult väga ilusaks, siis kindlasti väike D-vitamiini korjamine ei ole üldse paha mõte, nii et ka minagi olen tulnud õue, pannud oma päevitusriided selga ja võtan päikest, mis on ülivinge, et aprilli lõpus meil selline võimalus on. Aga nagu ikka, siis Eestis ongi nii, et ühel päeval võid päikest võtta ja teisel päeval suusatama minna, et see on tegelikult vinge, et kohati see võib ajada meid hulluks, et midagi planeerida väga pikalt ette on nagu keeruline, aga kui nii võtta, et see on üpris eriline muu maailmaga võrreldes, siis on vinge. Ütlesin, et võiks rääkida ka natuke sellest, et mida ma teistel päevadel 2 trenni vahel teen, kui ei ole nii ilus ilm või on vaja nagu mingeid muid kohustusi täita, siis tegelikult on tegemist olnud üpris palju ja mul ei ole veel kordagi olnud sellist hetke, kus ma istuks niisama ja mõtleks, et igav on, et alati on midagi teha. Kindlasti paljuski on pääsnud see, et ma olen saanud oma trennidega jätkata üpris samas rütmis kui enne. Küll aga ma olen vähendanud ujumiskordade arvu, sellepärast, et varem ma siis tegin osadel päevadel 2 ujumist, ehk siis hommikul ja õhtul, pluss siis ära jagatud päevadel ka kehalised. Ja nüüd olen ma võtnud ujumiskordadest siis maha, ehk siis teen ainult 1 korra päevas ujumistreeningu. Ja teise korra siis kas on siis jooks ja üldkehaline või on siis üldsegi puhkeolek. Ja ma tunnen, et seda koormust on jäänud vähemaks, samas kogu aeg on jällegi, iga päev on ikkagi mingi trenn, et see rütm selles mõttes ei ole kuhugi kadunud. Küll aga mis on hästi imelik, hästi kummaline, et kui varem olin harjunud tõusma ikkagi pigem vara, kui oli vaja minna linna trenni hommikul, siis ujulasse saime me sisse 6:45, vette hüppasime kell 7, ehk siis äratus oli nagu üpris varajane, et 5:50 oli siuke tavaline ja praegu, kui ma saan ärgata kell 9, et minna hommikul ujuma, et see vahe on nagu väga-väga suur. No nii, kell on saanud 4:45 ja mina hakkan sõitma Audentese poole õhtust trenni. Üldiselt Viimsist Audentesesse kulub nagu rohkem aega kui 20-30 minutit üldiselt, aga kuna linn on üpris tühi praegu, siis saab ka suhteliselt kiiresti. Nii et asjad olemas, mina autos ja paneme hääled sisse ja liigume Audentese poole. Nii, nüüd me oleme jõudnud juba riietusruumi, temperatuur sai mõõdetud, ID-kaart kontrollitud ja nüüd ma olen riietusruumis, mis on täiesti tühi. Siin ainuke, nii et tingimused on väga vinged. Nüüd me liigume läbi duširuumi ujumas, et alustan trenniga, treener on juba siin ja vaatame, mis saama hakkab. Ja meie bassein, kus me saame veel treenida ja seal on minu trennikaaslased Mats, Enda
ja treener Kaire. Nii et tuleb minna vaadata, mis see tänane kava on ja siis saab juba vette hüpata. Natuke sellest, milline oleks olnud minu plaan, kui ei oleks kõike seda viirusepuhangut ja eriolukorda tulnud. Kevad oli mul planeeritud üpris tihedalt täis võistlusi, laagreid ja alates siis märtsi lõpust olekski tulnud järjest võistlus, kuni siis juuni alguseni välja, ehk siis ma oleks veetnud enamuse ajast välismaal erinevates riikides ja ma ootasin seda väga, sellepärast et plaani järgi olime me välja mõelnud, et terve siis sügise sai valmistatud ja talve sai valmistatud siis Eestis ja me pidime tegema ühe võistluse, kus me siis oleks olnud nii-öelda vormis märtsi lõpus ja põhifookus oleks loomulikult olnud siis olümpial suvel. Aga kahjuks see märtsi võistlus või selle võistluseks valmistatud vorm jäigi realiseerimata, sellepärast et kaks nädalat või poolsest nädalat enne selle võistluse toimumist siis jäädi see ära. Ja me ei saanudki realiseerida seda tehtud tööd, mis siis oli võtnud meilt terve sügise ja talve ja too hetk tundus see väga, väga jõhker, sellepärast et kui sa oled teinud nii mitmeid kuid eesmärgiga siis mingil võistlusel anda endast maksimumi ja loota sealt mingisugust, kas kindlasti head tulemust, aga ka head tagasisidet tehtud tööle, siis kui töö on tehtud ja sa seda tagasisidet ja tulemust ei saa, siis on alati selline pettumus hinges, aga tollel hetkel kui siis võistlus ära jäeti, me lootsime, et ehk saame me siin Eestis korraldada mõne võistluse, kus siis ikkagi see tulemus välja võtta. Aga ka see sai varsti selgeks, et mingitest võistluste korraldamisest siin juttu enam ei ole ja ka peale seda uudist natukese aja pärast tuli uudis, kus siis ujulad tuli sulgeda, nii et on olnud selline väga-väga segane aeg.